Tere, Mariann! Sina viid ellu sellist ürituste sarja nagu Toomemäe taasavamine. Mida see endas kätkeb? Miks üldse taasavamine? Kas Toomemägi oli kinni vahepeal? Toomemägi pole loomulikult kinni olnud, aga meie eesmärk on Toomemäge rohkem avada. Aga mis siis on mõned sellised üritused, mis selle raames hakkavad toimuma? Tartu kujunes linnaks täpselt 800 aastat tagasi, kui ta sai siis Tartu piiskopkonna pealinnaks. Ja kui me vaatamegi siin ringi, siis just siin toimusidki siis 800 aastat tagasi need murrangulised, pöördelised sündmused ning võimu võttis Tartu piiskop. Ja tegelikult võibki öelda, et alates Hermann von Buxhoevenist on hakatud siis vaikselt seda Tartu kultuuripealinna asja ajama. Ehk hakatud vaatama siis Euroopa suunas. Kuidas toimusid need pöördelised sündmused, saavadki nähtavaks meie näitusel Nähtamatu Tartu 800 aastat Tartu linna algusest, mis on avatud siinsamas Tartu Ülikooli muuseumis. Ja ma arvan, et seal on ülimalt ägedad asjad, mida tegelikult varem me siin Eestis näinud ei ole. Näiteks on seal selline visualiseering, milline Tartu nägi välja veel ennem, kui ta linnaks sai, ehk siis 10 000 aastat tagasi, milline ta nägi välja 1000 aastat tagasi ja milline ta nägi välja siis, kui Hermann siin möllas. Kas on veel mingisuguseid projekte või huvitavaid üritusi, mis siin kandis toimuvad? Teine projekt, mida me siis otsustasime teostada, projekti, mida me nimetame siis Toomkiriku valguskunsti teoseks Koit ja hämarik. Seda on võimalik näha siis päikeseloojangust päikesetõusuni. See loob sellise erilise õhustiku, et mina nimetan seda meie oma ehast Koiduni. Aitäh, Mariann! Väga ilus ülevaade ja inimesed tulge kindlasti Tulge Toomemäele, aga hästi vaikselt. Jah, et ei sega kedagi. Ja. Aitäh sulle!